Hei, meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulama Kirsi Chilli podcasti. Ja nagu te kuulete, siis ei kõla meie seas, et Arturi ta on elus, kõik on korras. Lihtsalt me salvestame hetkel episoode ette, sellepärast, et mina sain enda USA filmiprogrammi või sinna suveülikooli sisse. Unrelatable, aga aplaus siiski. Ehk ma lähen terveks juulikuuks peaaegu ära või 3,5 nädalaks ja kuna mina olen see järele andmatu ja ei ole nõus ühtegi episoodi vahele jätma, nagu Artur välja pakkus. Excuse me, kindlasti mitte. Ja siis kuna meil läks nii kiireks ja me ei leidnud enam ühiseid aegu, siis me teeme 2 episoodi eraldi ja mõlemad koos külalisega ja mina teen siis hetkel selle esimese ja mul on au tutvustada Mariat. Maria Rannaväli, YouTuber, gümnasist. Kuidas sa soovid veel ennast? Ma ei tea, see on nii ametlik, mis sa teed. Mul on lihtsalt nii ja muidugi mu hea sõber. Kumba kaamerasse ma rääkima peaksin, ma pole nagu podcastis kunagi varem olnud. Räägi nagu minuga lihtsalt, et vestlust ma tutvustan sind ennast siis sulle, sest sa ju mind ei tunne. Aga ei, ma ütlesin sust ennem ka, aga mul on nii hea meel siin podcastis olla, sellepärast, et esiteks ma ei ole jõudnud kõikide viimaseid episoode pole jõudnud kuulata, aga muidu ma olen kõik nagu teie eelmist episoodid ära kuulanud ja ma olen Kirsi Chilli podcasti äärmiselt suur fänn. See viib mind alati väga õigesse mindseti, sellise produktiivsesse, mingil moel nagu täiskasvanulikku mindseti viib see mind alati. Proovime eesti keeles öelda. Jaa, ma nii üritan, ma tõesti. Nojah, siukest nagu mõtteviisi, täpselt nii. Ja mul on alati nii hea meel peale teie episoodide kuulamist, nii et mul on väga hea meel siin olla. Kas sa tahad ise tutvustada meie tänast teemat, sest sa valisid selle välja? Meeleldi võin tutvustada, millest me täna räägime. Me valisime teemaks brändidiilid ja üldse, kuidas see kõik toimib, meie enda kogemus, millistega brändidega oleme koostööd teinud, kuidas see koostöö ülesehitamine välja näeb, kõik see. Kui keegi on kuulanud Alicia Marie ja Remi Ashtoni podcasti, Remi Cruz, ühesõnaga, nende podcastis, nemad tegid ka sarnase episoodi, aga mul on tunne, et nendel nagu USAs on nii kuidagi suuremahuline see ja neil ongi nagu kõik nagu toimib nii palju suuremal skaalal, aga Eestis on see suhteliselt uus asi ikkagi, ma ütleks. Ja et räägime sellest pigem nagu enda kogemuse läbi. Ma ise kuulan ka seda podcasti ja olen suur fänn ja ma olen seda sama episoodi kuulanud ja mul oli endal ka nii põnev saada nagu seda sisevaadet nii suures tööstuses. Seega ma arvan, et meie kaasmaalastel on huvitav kuulda, kuidas see kõik siis Eestis reaalselt toimib, sest mina ei ole tähele pannud, et keegi sellest siin väga räägiks. Ja, täpselt. Nagu mul tunne, et kõik teevad, aga paljud ei ole seda nagu reaalset kaadritagust või nagu sisevaadet andnud. Seega, kas nüüd hakkab siin, kuidas ma eesti keeles ütlen? Nagu tii, vaata. Oi, ma ei oska tiid sulle eesti keelde tõlkida. No ütleme nii, et me räägime lihtsalt väga mahlaseid jutte hakkab. Ja väga ausat juttu, ma arvan ka. Et äkki esimeseks oleks kõige mõistlikum rääkida me enda esimestest koostöödest. Mis oli nagu üldse see kogemus? Tahad sa alustada äkki või? Jaa. Ma ütlen ausalt, et ma ei mäletanud, millal see oli või kellega see oli. Reaalselt, sest et ma ei tea. Mul on nagu, ma ei kujuta ette, millal see esimene oli, seega ma küsisin enda kallilt esindajalt ja agendilt Praidult, kes teadis seda reaalselt peast. No, mina teadsin ka tema peast. Ma ei saa aru. See oli siis 2016. Ma tean, et meil oli samal aastal. Sinul oli küll paar kuud enne, aga minu nagu ametlik esimene oli siis Eesti YouTuberid live, sest seal tasustati minu seda esinemist, aga nagu päris konkreetse brändiga tuli kohe pärast seda, ma arvan, võib-olla kuu hiljem või nii, oli Teliaga. Mis tegelikult pidi olema teise sisuloojaga, aga seal nagu läksid asjad, jooksis nagu kokku või see jäi ära ja neil oli ikkagi vaja see koostöö läbi viia, seega mina olin nagu see asendaja, ehk mina sain reaalselt, kui ma õigesti mäletan, siis ma sain vist reedel teada ja see video pidi minust esmaspäeval üles minema, ehk nagu nädalavahetusel tuli Marti mulle appi seda filmi, ma ise monteeris veel kõik kokku, sest ma poleks nii kiiresti suutnud ja see video läks üles ja toimis ja nagu
vot see oli ikka sihuke päris tegus nagu nädalavahetus, see oli nagu nii kiire, kõik see tulistati nagu nüüd see film, see oli päris hull. Nii lahe. Aga sul oli nagu mingi sihuke imelik tunne ka nagu esimest brändi koostades. Ma tean, et mul on ülialuga, mul oli väga imelik alguses. Ma olin šokis selle nagu summa üle, et minu nagu sisu üle on inimesed nõus nii palju maksma. Ma ei teadnud, et sellel on tohutu väärtus. Ma olin šokeeritud. Ja ausalt öeldes täpselt sama. Mul tekkis tunne, et kas ma väärin seda. Mul isegi, ma arvan, et mul ei jõudnud kohale see. Nagu, minu esimene koostöö oli Sportlandiga. Kui ma mäletan, siis nagu tundub loogiline, et see läks kuskil augustis äkki üles, sügis oli YouTuberite live. Ja ütleme nii, et praegu tagasi vaadates ta ei olnud kõige paremini üles ehitatud koostöö, sest esiteks kogu see koostöö maailm oli nii brändile kui ka mulle väga uus ja see oli nii-öelda nende poolt välja mõeldud. Ma küsiks vahele, kaua sa YouTube'is nagu tegutsenud oled, et kaua sa selleks ajaks olid olnud, kui su nagu lõpuks ameti raha said? Aasta aega. Enam-vähem. Sellepärast, et ma alustasin 2015 nagu suvel. Seal oli nagu ma panin esimese video, oli pikk paus, aga ma loen ise, et ma hakkasin 2015. aasta sügisest tegema ja 2016 suvi oli. Aga ma arvan... Mina olin selleks hetkeks 2 aastat tegutsenud, kui ma oma esimese koostöö sain. See on päris huvitav, nagu et meil see vahe on ikkagi. Ja ma usun, et olid ka osad, kes olid veel kauem teinud, nagu mitu aastat. Aga mul oligi see, et ma esimene aasta tegin hoopis teisel kanalil. Ehk see kanal, mis mulle päriselt sisse tõi, ma olin ka sellel aasta, sest see oligi täpselt, me alustasime selles mõttes nagu mingis mõttes samal ajal. Jaa, aga minu meelest seal mängis nii... Ja, see ajastus mängis täiega rolli, sellepärast, et just 2016 aastal oli see, kus see nagu... kuidas on Skyrocket'is, nagu tõusis täiega. Täpselt. Ja kogu see, kuidagi see YouTuberid live pani selle siukse stardipaugu ja siis sealt järjest kogu see brändide koostööd ja kõik see maailm hakkas arenema. Ja ma mäletan, et minu kõige esimene koostöö oligi seal samas 2016 suve lõpp, sügis algus Sportlandiga. Ja see oli, nagu ma ütlesin, see polnud paremini üles ehitatud, see oli nagu nende poolt toodud kontseptsioon. Ja see kontseptsioon oli ka nagu äärmiselt veider. See koostöö ei olnud nagu väga hästi üles ehitatud, aga samas ma ei saa kedagi süüdistada ka, sest see oli nii uus asi alles siis. Algusaegadel. Ja, täpselt. Ja seal oli nagu, ma isegi üks osasid jäist lõpuni aru, sest seal oli pandud kokku nagu mina ja siis 5 või 6 või 4 või palju seal neid oli. Minu arust oli mingi 3 või 4, rohkem küll ei olnud. 4 oli kindlasti. Peale sinu? Ja peale minu. Nad istusid vaata mõlemal. Ja meid oli 5 tükki kokku minu meelest. Nagu blogijad. Nagu need, kes kirjutasid nagu blogijad on ju. Ja siis me tulime kõik koos kokku minu tuppa. Meil olid antud nagu Sportlandi need seljakotid ja seal olid nagu mingid asjad sees, mida me pidime avastama. Ja iga seljakott läks mingi inimtüübiga kokku, siis me pidime kõik need inimtüübid olema. Nagu see nii veider. See ei olnud nagu valitud teie enda inimtüübi järgi, vaid te pidite nii-öelda kehastama ja nagu või võltsima, et nagu te ütlema, et te nii-öelda olete, see kuigi te ei ole. Midagi sellist. Selle video mõte oli, et me vaatasime neid kotte, mis nagu, ma mäletan, ma olin nii hädas omadega, nad kõik tulid minu juurde, ma ei tundnud neist kedagi. Nagu ma mäletan, isegi Laura oli seal, ma isegi, nagu nüüd ma vist kellegi teisega enam nagu ei suhta, ma ei mäleta lõpuni, kes seal olid ka. Ja oligi, et Marti filmis seda ja ma olin nii esiteks närvis, teiseks ma ei julgestigi, nagu ma olen vaadanud paar korda seda tagasi, aga mul on nii jube vaadata seda, ma olin nii, nagu see oli nii mitte orgaaniline lihtsalt. Ma mäletan, ma vaatasin seda videot ka suht siis, kui see välja tuli, sest ma jälgisin siin ja ma olin ka nii segaduses sellest kontseptsiooni, nagu see, et te kotte vaatate, see on nagu fine, see oli normaalne, aru saada, et te promote nagu Sportlandi, aga see, et nagu sina oled YouTuber ja lambist 4 blogijat, see tekitas seda segadust. Ma mõtlesin, et oleks nagu segamini vaata YouTuberid nagu blogerid ja ainult YouTuberid, aga nagu blogijad panna YouTube'i keskkonda, siin keegi ei jälgi neid ja siin keegi minust ei tea neid. See oli minu jaoks nagu mingi plus ma ei tundnud neid. Nad olid reaalselt nagu täiesti võõrad inimesed mulle. Minu arust seda oli näha, et sul oli ebamugav. Ei, no oligi. See kogu nagu kõige hullem asi ongi, et seda nii näha, kui ebamugav meil kõigil oli. Aga see video sai tehtud, see video läks ülesse, ma sain oma esimese paychecki, mis oli ilmselgelt liiga suur. Arve. Ja ma isegi ei teadvustanud endale sellel hetkel, kui suur see summa oli. See summa nagu tuli ja ma mõtlesin ja nagu ma ei saanud aru, kas nüüd, mul ei olnud seda nagu võrdlusmomenti, et kas kõik koostööd oli nii suured, nagu miks see summa nii suur on, kust see summa üldse tuleb ja alles pärast, kui ma olin mitu koostööd peale seda veel teinud, ma nagu uurisin, et nagu mis selle nii-öelda hinna kokku paneb ja kuidas on nagu erinevatel platvormidel erinevad suurusjärgud ja nagu kõike seda. Et alguses oli väga segadust tegida. Või ütleme nii, et mitte kõige õnnestum koostöö, aga
minu esimene siiski. Väga meeldiv. Aga võtame siis nüüd nii-öelda samm-sammult lahti kogu selle protsessi, et kuidas üldse koostööd toimivad ja milline see kontseptsioon on. Jah, täpselt. No me võime äkki rääkida, kuidas üldse brändid lähenevad ja kuidas me erinevaid koostöid saame, kui saame. Aga ma arvan, et isegi ma ütleks, et üks variant on see, mis on nagu palju keerulisem, kui sul on endal soov mõne brändiga teha ja sa ise pöördud, sest mina ei ole tähele pannud, et ma niimoodi oleks ühtegi koostööd teinud. Mul vist ei ole niimoodi väga läbi läinud, sest et tihtipeale on see, et see bränd, kelle sa ise välja valid, nad kas ei ole üldse valmis sisuloojatega koostööd tegema või neil ei ole selleks piisavalt eelarvet või nad ei ole sinust huvitatud, mis iganes. Aga need, mis toimivad, on just see, et bränd pöördub sinu poole, sest alguses oli see keerulisem, aga nüüd, kuna see sisuloojatega koostöö tegemine on nii palju rohkem populaarsemaks muutunud ja seda on nagu brändid mõistavad tänapäeval seda väärtust ja siis nad enamasti sinu poole pöördudes, neil on juba nagu mingi eelarve, nad on nagu valmis midagi maksma ja siis need on tavaliselt need, mis pigem läbi lähevad. See muidugi oleneb täiega brändist ka. Mul on tunne, et nüüd õnneks ja ma usun, et tulevikus on rohkem ka neid brände, kes mõistavadki nagu seda väärtust ja seda brändi sisulooja nagu keemiat ja nagu see, mis sellest valmib, et see on nii nagu väärtuslik. Aga ütlen omast kogemusest, on siiamaani brände, kes üldse ei taju seda. Neid on väga palju. Ja neid kindlasti jääb, aga mul on tunne, et võrreldes nii-öelda selle 2016 sügisega on nüüdseks brändide teadlikkus on nii palju tõusnud ja ongi, ma olen vahest nagu isegi nagu nii positiivselt üllatunud, kuidas mõni bränd saab ka, et sina mõtle kontseptsioon, sest sina tunned oma jälgid kõige paremini, siis mul alati nii hea meel seda kuulda. Aga ongi, et paremini reeglina, minul on olnud kusjuures niimoodi, et mul on endal nii-öelda mingi süke nagu tüüpi bränd, kellega ma tahaks koostööd teha ja siis ma lasen uurida, et nagu millised brändid on avatud üldse sisuloojatele. Aga see on muidugi keerulisem, kui sul on mingi väga konkreetne idee. Mul ei ole ideid, vaid mul on väga konkreetsed brändid, kellega ma tahaks, aga neid ma ei ole tavaliselt saanud. Ja ongi see täpselt see, mis ütlesid, et kas pole valmis või nad üldse pole huvitatud sellest. Et kõige parem töötavad need, kus nad ise pöörduvad ja see on vist kõikidel erinev, aga meie puhul, meie mõlema puhul ja nagu osadel teistel ka on koostööd käinud siis nagu 2016 aastast enam-vähem saadik läbi siis nagu agentuuri, kommuuni, kuidas iganes seda nimetada, läbi Greatly ja ma arvan, et alguses oli see minu jaoks vähemalt väga nagu aitas mind, sellepärast, et mul polnud aimugi, mida ma teen. Ma ei ütle, et ma praegu tean, mida ma teen, absoluutselt mitte, aga nagu täiesti alguses minul ei olnud isegi aimu, et ma peaks brändi käest raha küsima. Ma ei teadnud, kuidas ma peaksin üldse brändil ise lähenema. Üldse mul oli seda tuge väga vaja ja ma võime isegi võib-olla nagu seletada, kuidas see nagu välja nägi, sest võib-olla paljud inimesed ei mõistnud, mis see nagu on, vähemalt alguses. Et ongi, sul on põhimõtteliselt inimesed, kes aitavad sul brändidega, kelle läbi sa brändidega suhtled, sa ei räägi selle brändide esindajatega ise, nad räägivad su eest ja sul tuuakse idee lauale ja siis olenevalt siis sellest koostööst, sa kas mõtled sinna ise mingi kontseptsiooni või juba brändil on kontseptsioon ja siis sina räägid nagu endale tuttavate inimestega seal nagu kommuuni sees, kes suhtlevad nagu brändile selle sinu idee edasi. Ja tavaliselt kas nagu mingi Bright Vibe helistab, et kas sa see bränd, et oleksid nagu üldse huvitatud, siis mingi põhiidee on näiteks kas YouTube'i video või Instagrami postitusloos nagu mingi siuke üldmulje ikkagi antakse, et mis seal tulemas on, mitte ainult see bränd ja või ei, eks ju. Et kas sa oled huvitatud, siis tehakse hinnapakkumine ja siis hakatakse nagu detailidesse minema, et kas sa nagu tahad võtta ise midagi konkreetselt muuta või et mis see täpselt videostsenaarium on ja nii edasi. Üks huvitav asi, mida mina alati, siis kui ma hakkasin esimene koostööd tegema, aga ka enne seda mõtlesin, oli see, et ma olin kuulnud, et alati see brändiga koostööd tegema, see võtab väga kaua aega, et see on väga suur protsess, on ju. Ja see tegelikult seal võib tulla ette igasuguseid asju. Võib tulla, et see bränd alguses tundub justkui väga mõistev, et ta saab aru sellest maailmast, siis tuleb välja, et ta ei taju üldse mitte midagi, vahest on brändidel väga kindel visioon, mida nemad tahavad ellu viia, nad on nõus ainult sellega. Ja ongi näiteks oletame, mulle väga meeldib see bränd, ma olen väga huvitatud koostööst, aga siis see lihtsalt läheb väga keeruliseks kätte ära. Nad tahavad näiteks lihtsalt puhast reklaami või midagi, mis ei ole absoluutselt orgaaniline meie enda kanalile, aga me teame ju ise, mis meie jälgijatele kõige rohkem peale läheb, ehk brändid peaksid pigem just meid kuulama, sest me
meie oleme ju enda kanalit üles ehitanud ja meie teame, mis sisu töötab seal, nii et nemad tulevad ja ütlevad, see video läheb, aga nagu nagu mina tõenäoliselt ikkagi oskan öelda, et kas see töötab või ei, et kui nemad lihtsalt peale suruvad, siis see pigem ei tööta. Täpselt. Ma arvan, et nagu kõige paremini välja tulnud ongi need koostööd, kus bränd ütleb, et mõtle sina ise, sest sina tead seda maailma, sina tead, mis su vaatajatele peale läheb. No ongi Nad annavad ainult nagu need algsed tingimused, näiteks see toode. Ja see on ideaalversioon. Ja et nagu see toode peab seal kuidagi sees olema ja siis sa ise mõtled ülejäänud asju juurde. Ja sellepärast nagu ongi hästi oluline see, et mis brändi sa valid ka, et mida rohkem see sinu endal nagu eluga kaasas käib, mida orgaanilisem see on, seda kergemini see protsess nagu tuleb. Ja. Seda loomulikult näeb see ka igal pool videos ja postitustes välja. Ja no muidugi sa rääkisid hinnapakkumistest, on alati neid juhtumeid, kus bränd ei ole lihtsalt võimeline maksma seda hinda, mis sa väärt oled. Vahest nad ei ole nõus maksma. Või nad arvavad, et see on liiga palju. Et sa võiksid seda tasuta teha. Miks üldse peaks maksma? Või neil lihtsalt ongi nagu väike eelarve, nad ütlevad, meil ei ole rohkem selleks nagu raha võimaldatud. Aga see ongi minu arust kõige nõmedam, kui nad eeldavad, et me seda tasuta teeme, sest nagunii ju brändidel on eelarve üleüldise turunduse jaoks, et kuskil mujal sotsiaalmeedias või nad ostavad ju reklaami nagunii reklaampinda ja kõike seda, et nagu mis mõttes meile või maksta, nad saavad meilt reklaamid. Teiseks, meie oleme ju nii palju vaeva näinud oma jälgijaskonna ülesehitamisega, me ei ole ostnud neid jälgijaid, me oleme aastaid tööd teinud ja nagu järjepidevad olnud ja siis miks meie ei peaks saama tasu selle eest? Ja ma arvan, et alguses nagu oligi see, et nad nende jaoks nagu tunduski, mõtlen näiteks minu perspektiivist, et on mingisugune 13-aastane tüdruk ja meie peaksime nüüd temale siukse summa raha maksma järsku. Et ma nagu justkui mõistan neid nagu eriti algusfaasis, aga nad ei mõistagi, et nad maksavad selle nii-öelda kajastuse eest, pluss nad väga tihti maksavad ka selle produktsiooni eest. Me ju paneme oma aega sinna, me mõtleme selle välja, me nagu valmistame ette, me teostame selle idee. Kui nad teeksid telereklaami, neil oleks ju nagu näitlejad, mingid meikarid, mingid operaatorid, stuudio rent, kõik see, me teeme seda kõik ise. Ja ma arvan, et kogu see kõige suurem väljakutse nii alguses kui ka praegu ongi nagu brändidele seletada seda maailma ja seda, et meie suudame enda nagu videote sisuga jõuda nagu ka samamoodi väga paljude inimesteni ja just eriti noorteni, kuhu see tegelikult telereklaamidega ei jõua lihtsalt. Issand, see on nii põnev teema, ma lähen kohe nagu rõõmu täis. Aga sellest protsessist rääkides sa ütlesid, et me enamasti ei suhtle nende otsese kliendiga, aga vahel ma olen ikkagi osalenud ka nendel kohtumistel, võib-olla pigem siis, kui on mingi suurem projekt või pikaajalisem, et see ei ole ainult nagu 1-2 postitust või näiteks ongi mitu kuud või pool aastat, et vahel see klient nagu konkreetselt nõuab, et tahabki päriselt selle sisulaga ise kohtuda, näost näkku rääkida ja kõik detailid üle arutada, mis nii nagu suure projekti puhul on tõesti mul endal ka lihtsam ja siis ei teki hiljem neid arusaamatusi, sest et vahel ongi mõni koostöö sellepärast ära jäänud, et sa teed kogu töö ära ja siis lõpuks tuleb välja, et neile miski asi ei sobi. Ja see on sellepärast, et ma ei olnud varem kokku saanud ja nagu kõiki detaile läbi rääkinud päris elus, sest meili teel jäävad vahel mingid asjad ikkagi kahe silma vahele või ei jõua kõigest rääkida. Ja mul ongi, ma arvan, et alguses ma päris pikalt, ta käiski selle rütmi järgi, et käis nagu läbi vahendajate ja mina nagu väga ei puutunud sellesse. Minul oli idee, mina ütlesin, kas jah või ei, kas see on liiga palju, kas see on okei, on ju, ja nii ta läks. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma tahtsin ise olla rohkem osa sellest maailmast ja ise nagu mul oli tunne, et ma nagu ei õpi sellest nii palju, vaid see on rohkem nagu see, et need tulevad ja on keerulisemaid, on lihtsamaid, aga ma ei tea ise, kuidas see protsess välja näeb ja ma olin ise huvitatud sellest. Ja siis ma hakkasingi rohkem nagu ennast ise sinna kaasama ja ongi näiteks nagu algselt sa lepid tavaliselt kokku mingi meili teel asjad, aga siis on kas näiteks kõne või kokkusaamine või midagi sükest, kus sa nagu päris elus selad ja minu meelest siis on nagu, kui vahest mõnel brändil on raskusi selle väärtuse mõistmisega, siis on hea neile nagu ise kohe isiklikult vaata seda seletada veel see nagu lisab juurde. Et selles mõttes ma ei ole seda teinud. Ma just mõnda tagasi tegin esimest korda nagu osalesin kõnes, vaata. No ei, selles
mõttes, et see koostöö on tulemas, nii et selles mõttes töötas, aga ma ei tea, minu jaoks isiklikult on see lihtsalt hästi vinganud, et ma olen saanud ise ka sellest nagu protsessist osa saada ja nagu kuna ma olen ka ise nüüd viimasel otseselt nagu brändiga ise suhelnud, siis ma olen ka aru saanud, kui raske see tegelikult võib olla seletadagi, et on selline eelarve ja nii on. Ma ei tee odavamalt, ma ei lähe, nagu minu isa ütles, turgu solkima ja mina ei alanda oma hinda, sest ma tean enda väärtust ja nagu kui me ei jõua kokkuleppele, siis mul on väga kahju. Ja kusjuures nagu mul on olnud ka juhtumeid, kus ongi nagu üks partner, kellega ma olen teinudki nagu mingi 3 või 4 koostööd nagu pikema perioodi jooksul, kus nendel ongi lihtsalt liiga väike eelarve. See pole see, nagu see, kes seal turundusosakonnas on, tema on otsustanud sotsiaalmeediale, on meil nii palju ja muud ei ole. Ja siis ma olen ka teinud kodavama hinnaga, aga see ongi see, et see bränd on ise mulle nii nagu südamelähedane ja ma olengi mingi palun sponsoreerige mind, please lihtsalt. Et selles mõttes ma ikkagi, me võime tegelikult sujuvalt selle hindade teema juurde edasi, sest see kogu aeg nagu tuleb see sisse, et ma julgustan ka neid, kes on võib-olla nagu ei ole läbi agentuuri saanud koostööd teha või kes ongi täiesti üksi selles olnud, et küsige enda hinda ja ma olen jätnud nagu numbrid koostööd ära. Lihtsalt sellepärast, et neil ei ole seda eelarvet või nad ei mõista seda ja siis ma olengi, et siis pole midagi teha lihtsalt. Aga on sul soovitusi, et kuidas nad seda hinda arvutama peaksid selleks, et nad ei võtaks nagu liiga utoopilist hinda? Äkki tahad rääkida sellest? Ma ei tea, ma olen nagu mul on tihtipeale tuttavad küsinud, kellel on ju ka juba nagu tuhandetes hakanud see järgijaskond kasvama ja mina tavaliselt nende puhul olengi pannud lihtsalt Google'i otsingustesse mingi Instagram post price ja siis sealt tulevad erinevad lehed, sa paned selle kasutajanime sisse, ta kohe ise arvutab, et mingi palju jälgijaid ja palju postitustel mingeid like, kommentaare, seda engagement'i kõige ja pakub, et tavaliselt kas konkreetse hinna või mingi vahemiku, et palju ta või paljude ühe postituse pealt võib saada ja siis enam-vähem enda tunde järgi olen kas öelnudki selle hinna või pannud natuke juurde või võtnud vähemaks. See oleneb ka sellepärast, et ongi kui näiteks mingisugune suurem bränd, kellega sa ise tead, et nad on teinud paljude nagu mõjuisikutega koostööd. Siis ongi see, et sa võid küsida rohkem sellepärast, et nad arvatavasti mõistavad seda ja neil on seda eelarvet. Aga ongi nagu mul endal ka näited, kus ongi nagu mingi bränd, kes on väiksem, tegutseb väiksemalt, võib-olla ta ei ole mingite paljude mõjutajatega koostööd teinud, et siis sa võid nagu tunde järgi panna, aga ma soovitaks, eriti kui sellest lehtedest rääkisid, vaadata nagu mitut lehte ja siis võtta tähe keskmise. Ja, täpselt. Et ma olen ka sealt vaadanud päris nagu, ütleme nii, et ta pakkus rohkem, kui ma olen nagu küsinud, aga samal ajal siis ma vaatan mõnda muud lehte, mis pakkus kõvasti vähem. Ja, ma vaatan ka võimalikult palju erinevaid ja siis leida aritmeetiline keskmine. Ma arvan, et see on parim. Ja üldse, ma olen ise ka kogenud, et see brändidega ise nagu mitte näost näkku, aga nagu kirjadel või ükskõik kuidas suhtlemine, see ei ole kerge. Sul on üldse nagu selle enda väärtus selgeks tegemine, eriti kui see võib-olla pole selline inimene, kes oleks mingi ma olen väärtuslik. Nagu eriti kui sa oled võib-olla siuke aram inimene, see võib keeruline olla ja ma täiesti mõistan seda, aga ma arvan, et see ongi nagu selle asja võlu sellest kuidagi läbi saada ja sellele brändiga nagu kokkuleppele jõuda. Kas sa tahad konkreetsemate summadeni ka jõuda? Oi. No selles mõttes, et ma arvan, et aga see on täpselt see asi, nagu see on see, kui mul tuleb see reaktsioon, et siis see ongi nagu, see on see, mida inimesed tegelikult teada tahavad. See on see, millest ma ei räägi, nagu inimesed ei räägi ja mul on... Mina enda koolist, kus ta räägib, victoriavillik.com, telliga palun aitäh. Promo moment. Aga nagu arutasime enne ka, et enam-vähem minu puhul on niimoodi, et olenevalt platvormist, Snapchat ei ole minul enam platvorm, kus ma aktiivselt tegutsen, nagu storydes mitte, mul on see lihtsalt nagu Instagram üle läinud ja see kõik, selles mõttes see oleneb ka, et näiteks minul Instagramis nagu mitte nüüd stories, aga postitustena on loose ja koostöö postitusi suhteliselt vähe, et ma neid proovin seda arvast ja madalat hoida, et see väärtus püsiks võimalikult kõrge. Enam-vähem seal jääb ta nagu sadadesse aga nagu samas sina ütlesid, et sul jääb vaata Instagramis jääb sadadesse, videotes tuhandetesse, aga mul on pigem see, et olenevalt mitu platvormi on kaasatud. Ei seda nagunii, ma lihtsalt mõtlen, et kui nad teevad individuaalselt, nad saaksid aru platvormide hinna väärtusest, et ongi kuna mingi Snapchat, Instagram, Facebook, sul on esiteks pilt ja nagu seal sa saad nii palju vähem infot edasi anda ja see jälgijaskond on ka natuke erinev, siis seal tavaliselt jääbki sadadetesse, eurodetesse. Eurodesse, jumal küll. Ja YouTube'is, kus see kajastus on nii-öelda suurem, seal tavaliselt nagu mu vaatamised on ka ikkagi suuremad, see jääb sinna,
mõlemal platvormil jääb pikaks ajaks, aga YouTube'is seda vaadatakse korduvalt uuesti. Instagramis sul jookseb nii palju pilte peale, et sinna ei tulda enam tagasi. Seega see väärtus ongi suurem ja seal need hinnad hakkavad ikkagi nagu tuhandetest eurodest. Mul on pigem see, et kuna meie kanali nagu kontseptsioonid on nii erinevad ja sinul selle ühe üksiku video väärtus on nii palju suurem, mul on pigem see, et videoid tuleb rohkem, aga neid tuleb nagu järjestikku, selle nii-öelda pikaajalise mõju on nagu suurem. Mul oleneb see muidugi kanalist. Ja selles mõttes küll. Aga mul on reeglina ongi nii, et selle Instagrami ühe nagu päris postituse ja YouTube'i video hind on enam-vähem nagu sama suurusjärk, aga reeglina lihtsalt nagu kaasatakse nagu mitut korraga ja siis see summa läheb tuhandatasse reeglina. Et mul on lihtsalt see, et kuna see video nagu tüüp, mida ma teen, ongi see, et ma laen nagu tihti ja siis paratamatult nagu kui ma laen iga nädal, mul ei ole nagu iga nädal siin mingi üle 60 000 vaatamised, eks ole, et need on pigem nagu stabiilsed, aga samal ajal ma proovin hoida seda eksklusiivsust, mis selle nagu väärtust tõstaks, et mul ei ole iga teine postitus mingisugune promo. Ei, täpselt sama ja no mul on Instagramis õnneks, et ma postitan nagu nii tihti, et oletame, et mul on võib-olla tihedamalt näiteks koostööd kui sul, aga kuna ma postitan nii palju, siis see hajub nagu enam samamoodi ära nagu sul. Seega, jah. Aga mainiks võib-olla seda, et kuna me mõlemad oleme nüüd ka YouChicide brändis ja seal me vahel ka teeme koostöid, aga nagu see video hind on seal, ma arvan, enam-vähem sama võib-olla palju meie enda videol, aga lihtsalt inimestele, kes võib-olla ei mõtle selle peale, et kuna meid on 3 tükki, siis selle video eest nagu ei maksta 3-kordselt, vaid on see sama hind, mis meie individuaalsetel kanalitel oleks võib-olla, aga see jagatakse nagu 3 inimese vahel ära, ehk seal nagu hind individuaalselt isiksuse jaoks nagu langeb see ikka nagu 3 korda. No YouChicidega on see, et no kui ma nüüd võrdlen enda kanaliga, siis seal on mõnikord nagu numbrid videotel suuremad, sest meil on nagu, no kuigi meil on suhteliselt sama vaatajaskond, see on ikkagi see, et nagu me oleme kolmekesi ühes videos ja reeglina see on rohkem nagu produtseeritud, me paneme sinna nagu juhtub rohkem täpselt. Ja sellepärast võib olla isegi nagu numbrite järgi võivad need hinnad võid ikka suuremad olla, aga kuna see jaotatakse 3-ks, siis see hind kukub kohe mul nagu selles mõttes madalamaks. Et see on niisugune huvitav fakt võib-olla. Ja mõtlesin, et võiks välja tuua, et nad võib-olla ei mõtle selle peale. Tulles tagasi selle kontseptsiooni juurde, siis alguses on see läbirääkimine enamasti meili teel läbi agentuuri, siis meile edastatakse konkreetne info, mis me siis tegema peame. Me teeme enda videod, pildid, mis iganes ära, aga ülioluline asi, mis seal vahepeal on, mida mina ei teadnud, kui ma alustasin, on see, et need postitused saadetakse ülevaatuseks. Ja, see on nii huvitav asi, aga seal on, tegelikult see on suur osa sellest nagu kontseptsioonist või protsessist, eriti ajaliselt, sellepärast, et ongi, sa saad selle idee, sulle antakse nüüd siis see brief ette, mis sa tegema pead, eks? Ja sul on see aeg, sa proovid selle oma aega planeerida ja siis, kui sa oled selle suure töö ära teinud, see postitus või mis iganes asi on valmis ja siis saadad selle ülevaatusele ja sealt vahest võib tulla vastus, et ei, et meile ei sobi see, lõika välja see, et seda natuke pikemalt ja neil võib olla nagu väga palju igast märku, siis hakkab vahel on see, et peab olema mingi konkreetne sõnastus ja mul on olnud nii, et see on mingi näiteks üritusele filmitud, ehk ma ei saa seda uuesti teha, sest see üritus on möödas ja siis ongi sa pead välja lõikama või sa pead sinna nagu tekstina selle peale kirjutama ja siis see nagu ei ole enam orgaaniline, see läheb nii halvaks või see on nii sunnitud ja see on nagu ja vahel on nagu mingid sellised pisidetailid, mille peale ma ei suuda tulla. Näiteks mul on olnud nii, et emojid ei sobi, on konkreetselt öeldud. Neid emojid ei või kasutada ja on toodud, see emoji peab olema, see emoji peab. Nagu ma olin reaalselt šokis, see on nagu nii detailseks ja isegi kõik storid tuleb saata ülevaatuseks. Inimesed mõtlevad, et storid postitavad vaata kohe reaalajas. Need saadetakse ka kliendile ülevaatuseks. Kõik asjad tuleb ära kinnitada. Nagu mul isiklikult oli tegelikult nii, et mul oli üks kogemus, kus brändil oli nii täpne sõnastus, eriti video näiteks pealkirja asjus. Ja kui ma selle, ilmselgelt siis ma olin juba seal kokkuleppes, ma ei saanud olla enam nagu ei, eks ma üritasin seal enda õiguste eest võidelda, aga läks nagu läks, on ju. Aga peale seda ma nagu enda jaoks otsustasin, et see on nüüd üks minu nendest väärtustest või asjade või nagu kokkulepetest, mis peab olema, et minule, ma ei lase brändil otseselt nagu ette dikteerida seda sõnastust või pisidetaile, sest minu jaoks siis ei ole enam autentne ja kui mina siis on selle eest, et kõik koostööd, mis mina valin, need on nagu
päriselt nagu orgaanilised ja autentsed, siis kui keegi hakkab mulle seda ette dikteerima, siis see pole see. Nii et kui ilmselt võib vahest juhtuda see, et see tuleb nagu poole pealt, aga ma nagu lasen ära mainida või mainin ise ka juba koostöö alguse ära, et ma ei tee mingeid sõnastusi või mingeid selliseid asju, et ma võimalikult proovin seda brändi usaldust võita, et neil oleks see, et nagu, et okei, me usaldame sind, tee oma asja. Mul on väga hea näide, näiteks ropendamine, mis nagu seal läheb ka õhuke piir, mis on mõne jaoks ropsõna, mul on isegi terve vlog selle teemaline. On olnud näiteid, minu meelest äkki oli sama näide, kus bränd käskis välja lõigata kõik kohad, kus ma ütlesin sõna kurat, mis nagu minu jaoks, jällegi tegin terve vlogi sel teemal, see ei ole minu jaoks ropsõna, aga ongi see, et see ükskõik kui halvasti see ka ei kõlaks, see on nagu osa minust. See ongi autentne, sest sellist asja on näha ja kuulda su vlogides, see oleks minu arust imelik, kui sa kõik välja lõigatakse. Ja ongi see, et ma üritan sellest lahti seda ja ma tõesti proovin nagu inimesena oma keelekasutust parandada, aga kui see paraku oli seal vlogis, siis nagu ma mäletan, ma nii suure vihaga lõikasin välja sealt selle, sest ma olin mingi, et iga kord, kui sa välja lõikasid, see oli päris elus nagu kurat. Jaa, reaalselt. Ja siis sellest saadik ma otsustasin, et mina ei lase ühelgi brändil nagu midagi ette dikteerida. Ilmselgelt nagu kõik oleneb olukorrast, neil võib-olla on vahest on niimoodi, et neil on nagu enda mingid sõnad, nagu keywordid, ma ei tea, kuidas on teiste keeles öelda, nagu mingid võtmesõnad, märksõnad või mingisugune sõnum, mida nad tahavad nagu edastada. Et siis ilmselgelt nagu seda ma nagu sätin oma jutu sisse, aga sügest asja, et pealkirja ette dikteerimine, jutu ette dikteerimine, neid asju eksisteerib ja mina lihtsalt üritan nagu neid see on minu jaoks ka täielik ei. Ja selle koha peal ma tooksingi sisse kõige halvema koostöö, mis on olnud. Et me ei saa öelda vaata konkreetseid brände, aga nagu ma juba enne mainisin, siis oligi üks üritus, mida ma pidin kajastama ja kuhu ma olin nagunii planeerinud minna enda õpilasfirmaga enda vihikuid müüma. Seega selles mõttes see oli autentne ja väga orgaaniline. Ma olin nagunii plaaninud seal ka vlogida ja siis see oli suurepära nagu kaks asja ühes. Vahepeal müün, vahepeal filmin ja saan veel lisa nagu raha sellest nagu ideaalne. Reaalselt ideaalne. Ja siis seal oli ette antud täpselt, et mingi mis töötubasid tuleb kajastada, natuke oligi mingid sõnastused, konkreetsed asjad, mis tuleb öelda. Teen kõik selle asja ära, monteerin seda, mul tähtaeg oli tulemus, mul ülikiire kooli aeg, õpilasel ma asjad ka, mingi oma uneajast teen, nagu nägin ikka ülipalju vaeva, et see eriti veel brändile ka näed ekstra vaeva ja siis saadad ära. Ja siis tulebki nagu tagasiside, et mingi see töötuba on jäänud filmimata, seal see sõnastus on vale, lisada need sõnad asjad ja siis nagu ma tegin veel muudatused. Ma muutsin kõik need asjad ära, mis vaja. Saadad uuesti ülevaatuseks. Ma ei saa aru, kas mingi teine inimene või keegi vaatas üle ja siis tuleb uus tagasiside. See on ikka liiga probleem, et sul see mingi 1 või 2 töötuba sealt ära jäi, sest et meil oli olnud segadus, mis asju ma pean filmima. Mina ei tea, ma pidin täpselt need asjad ka. Ja siis oligi, et see ei sobi, et koostöö pooleli kõik see ei lähe ülesse. Ja ma olin esiteks ülifrustreeritud, sest et kui ma seda üritust filmisin, siis mul läks filmimisega nii palju kauem aega ja mu õpilasfirma liikmed olid minu peale nii vihased, et ma vihikuid ei müüd, sest et terve see aja ma oleksin ju sinna turundama enda brändi ja pidin nagu raha teenima nagu firma jaoks, aga ma filmisin nagu tunde ja siis, mina olin muidugi see põhimüügimees, kes kõige rohkem müüs ka, see ka arusaadav, aga nagu ikkagi. Ja siis ongi see, et ma ei saanud oma vihikuid müüa ja ma raiskasin selle aega filmisin ja siis ma mõtlesin, ma lõikan need kohad välja, mis olid nagu sponsoreeritud või nagu nii konkreetse sõnastuse asjadega, mida ma muidu ei oleks filminud, aga kõik, mis oli niisama orgaaniline, tahtsin jätta, et ütlesingi, et küsisingi, et kas ma võin selle niisama üles panna ja siis öeldi, et ma ei või seda üles panna. Ma olin lihtsalt mingi, mis mõttes, et ma ei saa isegi enda blogi kanalil sisu, kui ma olen nii palju aega raisanud selle, mitte raisanud, vaid nagu nii palju aega kulutanud, et seda filmida, monteerida, ümber lõiganud. Ma olin selleks, et 3 korda seda juba ümber lõiganud ja siis on mingi, sa ei või isegi niisamast üles panna, aga ma oleks seal nagu nii vloginud, nad ei oleks selle peale saanud. Ma olin lihtsalt nii peetud, ma ei taha sellest brändist kunagi mitte midagi kuulda. Ma elasin kogu oma viha välja. Kui teil oli mu küsimus, kui alguses oli kõik hinnapakkumine brief, on ju, kas siis nagu nad jätsid täiesti pooleli, nii et sa ei saanud nagu mingit nagu kompensatsiooni enda töö eest ka? Kõik täiesti haige. Ma tean. Ma läksin nii endast välja. Ma läksin, ma olin see, et nii ma kodust korjusin. Ma mäletan, kui sa tegid mingi story time sellest ka mulle, ma olin mingi appikene täiesti uus. See on kõige hullem kord. Mul ei ole ühtegi nii head nagu lugu rääkida. Ma arvan, et nagu... Tegelikult see on just hea ja sul on vedanud. Sest sul on nagu üks väga konkreetne juhtum, aga ma arvan, et mul on olnud nagu... Mul on varem ka nii olnud, et ma olen ära teinud ja saatnud ülevaatuseks, on mingi nii ei, et nagu jääb ära.
Mul ei ole kunagi niimoodi juhtunud. Aga siis ma tegin, mul oli ühe Instagrami pildiga nii, siis ma lihtsalt Photoshopisin välja selle toote ja panin pildi. Sa pead pärast näitama seda pilti mulle. Oh my see on mu God. profiilipilt. Instagrami profiilipilt. Sealt on välja lõigatud see toode. Oh my God, kui halgu sest sellepärast ma olin nii palju vaeva näinud selle set-up'iga selle kodus. See on see pilt, kus ma olen pattade peal pikali vaata nagu, mul on bralett seljas vaata. Ma olin nagu pannud selle statiive, mis valgust ja kõik padjad, mu emps oli mingi tund aega pildistata, nii palju vaeva näinud. Mulle räigelt meeldis see pilt, see oli nii kena. Siis ma olin lihtsalt, ja bränd ütles mingid asjad, mida ma võiksin tegelikult muuta, aga ma olin nii palju vaeva näinud, nagu see oli vaata mingi, kõigalt nad ei vastanud mitu nädalat selle pildi peale ja siis tuleb see, et see on vaja ära muud, see on vaja ära muud. Siis ma olingi nagu, ma ei hakka enam sellega tegelema. Pluss nad olid mu hinnas ka veel alla kaubelnud mingi 1/3 või 50%. Ja selle peale ma olin nagu, lõpetage ära, nalja teete või? Ma olin nagu tühistasin kõik ära ja siis kroppisin välja selle toote ja nagu reaalselt Photoshopisin lihtsalt välja selle ja nagu panin pildi ikka. Savage mode. Nii alugu lihtsalt. No ja huvitav kuulata, arvatavasti mitte nii huvitav kogeda. Aga ma arvan, et mul on ka nagu konkreetne näide, aga see ei ole otseselt nii nagu kohutav, see on lihtsalt hästi ebamugav. See oli nagu koostöö, kus see bränd ise nagu on just orgaaniline, et ma nagu tarbin nende toodet, kõik on nagu kooskõlas. Aga siis nagu juhtub tihti siuke asi, et on nagu bränd ja siis veel neil on omakorda nagu keegi ülemine, kes nii-öelda neile ütleb, see on nii-öelda nagu nende esindus, kes oletama, ma ei tea, tegeleb Balti riikidega ja siis neil on veel keegi nagu üleval läbi, kelle nad liiguvad. See teeb alati kõik koostööd väga keeruliseks. Kõik mõjutavad kindlalt teavad seda, on ju. Aga oligi, et oli see sama olukord ja see oli siuke koostöö, kus tuli välja nagu mitu vlogi pika perioodi jooksul nagu nii-öelda läbi suve. Ja kõik tundus nagu väga suurepärane ja see oli tehtud koostöös nagu veel ühe teise nagu jube keeruline seletada ilma brändi nime ütlemata, nagu veel ühe teise Eesti isikuga, kes ei tegele sotsiaalmeedias või teises valdkonnas, aga nagu ka kuulus isik. Avaliku elu tegelane. Ja see pidigi veel nägema, et igas vlogis ma nii-öelda teen midagi koos selle inimesega, kõik, kes jälgivad, saavad aru, mis on, aga nagu vahet ei ole. Teen nagu midagi koos selle inimesega ja siis sellest läheb nagu vlog üles ja seal on nagu ühte sõnum. Ja ma mäletan, et lihtsalt nagu see läks nagu seal hetkes, see läks nii ebamugavaks. Ma läksin näiteks kohale, ma ei saanud nende inimestega endaga, kes seal kohapeal muga töötasid väga hästi läbi. Kolmandaks mul oli hästi ebamugav. Kas sa olid üksi või sul oli keegi nagu sinu poole pealt ala Craigslist ja keegi kaasas? Ei, mul oli Aivi kaasas, mul oli esimesel korral isegi Sydney kaasas, aga see lihtsalt ta nagu kuidagi nad ei arvestanud, et mina enda vlogi jaoks seda filmin, sest seal osa läks minu vlogiks, osa läks nende sisuks. Ja oligi see nende sisu pool oli kõik neil välja mõeldud, aga siis oligi, et kuidas mina seda enda vlogi nüüd orgaaniliselt panen, et mina nüüd siin seda temaga koos teen. Nagu see oli neil nii mõtlemata, siis ma olin mingi vabandust, et nagu peaks enda omasse ka seda tegema ja siis nad olid mingi, okei, tee ära siis. Ja siis ma oligi mingi, et ma nüüd nii ei saa, eriti kuna see on vlog, see peaks tulema nagu naturaalselt. Ja siis oligi, et ma läksin nii nagu endast välja, mul tekkis see stress, vaata, kuna ma muutun häbelikuks, kui ma panen kuskil väga avalikus kohas, paljude inimeste juures olekul vlogima, siis see oli täielik peavalu lihtsalt ja see oli alles esimene nii-öelda kord, kui ma seda tegin, ma pidin 2 korda veel seda tegema. Ja oligi, et teine kord ma juba veidikene teadsin nagu ennast ette valmistada, aga lihtsalt kuna see koostöö oli nii pika aja peale ja ma sain sellest esimesest korrast nii halva kogemuse, siis tekkis see stress, kui ma mõtlesin selle brändi peale ja oligi, nemad olid ka selles mõttes hästi valivad, et kui ma video saatsin, olid jälle mingid, pane nüüd seda ja see logo thumbnailile ja mingid sükased väikesed asjad, mis neid häirisid. Aga kuna see kestis nii kaua, siis see oligi lihtsalt nagu lõputu õudus ja mul oli siuke tunne, see ei lõppegi kunagi ära ja nagu mis kõige kurvem ongi see, et see bränd tegelikult mulle meeldib. Ma tarbin nende toodet, see kõik nagu idee oli justkui hea. Aga oligi, et see kogu see protsess lihtsalt rikkus selle ära lõpuks minu jaoks. Ja mina ei oska muidugi nagu vaata seisukohast vaadata, võib-olla need vlogid meeldivad kõigile, võib-olla need vlogid on tõesti nagu toredad, aga ma lihtsalt mäletan, et mul endal oli nii mitte nauditav teha seda lihtsalt. Ja üldiselt ma olen kuulnud, ma tean, et Loora, ma arvan, et tal pole vahet, kui ma seda ütlen, aga Loora on ka mulle öelnud, et tema jaoks need koostööd, kus ta peab minema nagu tegema midagi, need nagu vahest võivad tulla ängistusena lihtsalt, sest sul hakkab nagu ebamugav, eriti kui ma arvan, sa oleneb inimesest, sest ma tunnen, mul poleks sellega
mingit probleemi. Kuna nende üks osa sõnumist oligi nagu mugavustsoonist välja astumine, siis minu arust oletegi natuke nagu tagasihoidlikumad inimesed. Ja see on nagu võib-olla meie kiiks tõesti, aga see oli väga ängistust tekitav kogemus, aga samas nagu lõpus seda tagasi vaadates ta ei olnud nagu nii kohutav, lihtsalt see mälestus jääb mulle nagu pähe igavesti ja nüüd ongi, et iga kord, kui mingi bränd on nagu, et meil on niisugune suvekampaania, et saate teha mingit seda tegevust, proovida seda, siis ma olen alati nagu, et väga tore, aga ei. Sest mul lihtsalt see oli nii nagu halb ja õudne kogemus ja oligi nagu nii väike asi lihtsalt, et ma ei saanud nende inimestega läbi ja et need inimesed ise ei mõistnud nagu üldse, mida ma teen. Nad ei saanud üldse aru, mis see vlogimine on, sest kujutate, neil on seal peegelkaamer, nad filmivad seal kõike, siis ma olen nagu, halloo, ma peaks vlogima, siis nad on mingi film your part on ju, nad veel rääkisid inglise keeles ka, mis nagu lisas sellele veel juurde, just nad ei olnud Eestist, nagu see tiim, kes seal kohapeal oli nagu ka teisest riigist tulnud ja siis oligi, ma mõtlesin, et oi, see jääb mulle pikaks ajaks meelde. Ma arvan, siit on nüüd hea kohe liikuda edasi, et mis on siis kõige parem koostöö ja kõige tasuvam ja ma arvan, et mul ongi need kaks tegelikult ühes. Mul sama vist. Ma võin isegi öelda, et see oligi see Coca-Cola kampaania, mis ma nüüd eelmine aasta tegin. See oli ka selline pikem periood nagu suve jooksul, aga sest et ma tegin seda Weekend ja positiivus festivalil, käisin filmimas ja ma tegin siis enda peakanalile YouTube'i video ja kajastasin ka Instagramis seda, et ma ise osalesin nendel festivalidel Coca-Cola alal, kus ma tegin ka mingeid töötubasid, seda silent diskot ja filmisin ja kutsusin inimesi üles koha peal osalema, et see oli ka nagu mitmel platvormil. See oligi kõige suurem, kõige tasuvam, aga nagu see oli äge minu jaoks selle kontseptsiooni poolest, et ma saingi kuhugi minna ja midagi teha, mis sa just rääkisid, et sinu jaoks hästi stressirohke ja tekitas ängistust. Mul oli ka tegelikult see väga stressirohke. Mulle meeldis see, et esiteks ma olen positiivsele varem käinud ja ma olin seal alati tahtnud minna, seega ma olin nagu, davai, mingi road trip. Ma sain vaata ka mingi kellegi kaasa võtta ja selles mõttes see elamus iseenesest oli lahe ja Weekendil filmida ma tundsin ennast nagu nii ägedana, sest minu arust sinna on mul tundub vähemalt, sinna on keeruline saada seda luba enda kaamera jaoks. Sinna sa ei saagi nii sama luba. Ma mõtlengi, et mina saan filmida ja videoga ma jäin ise nii rahule. See ma arvan ongi kas mu kõige lemmikum või üks lemmikumatest videost, ma teinud olen, mulle hullult meeldib see, aga mul tekitas stressi just kogu see filmimise osa, sest et Weekendiga oli see, et ma olin nagu nii plaaninud sinna ise minna, ma olin detsembris juba kõik ööbimise ära ostnud, piletid nagu nii, ma tahtsin sinna sõpradega nautima minna, mitte jooma ja pidutsema, ma endiselt olen karsklane, aga nagu muusikat kuulama ja stressirohke oli see, et ma ei jõudnud festivali nautida, vaid mul kulus kogu see aeg töö peale ja see asjade planeerimine on see nii palju keerulisem, sest et sul on nii palju inimesi ja siis tekivad nagu mingid takistused, siis saad ajagraafikust maas, siis jooksud ühest festivali osast teisi, siis on mingi kaameratega ringi ja vaat see oli stressirohke minu jaoks. Ja, see on nii imelik vaadata, kuidas nii erinevad asjad on meie jaoks nagu stressirohked, sest no kõik see, mis sina kirjeldasid, ma kujutan ette, et see oleks minu jaoks ka kurnav. Aga ma lihtsalt mainin, et mul selle videoga vist, meil on konkreetset tähtaega nagu kuupäeva, aga see oli see, et see pidi vist enam-vähem nagu suve lõpus välja tulema ja siis mu arvuti saab mega justuse ja siis esiteks ma viisin parandusse, mul ei olnud teada, kas seda on võimalik parandada või sa mingi kuu aega ootad vastust, sa oled brändile nagu sorry, mul ei ole millegiga monteerida, siis läheb kuu aega mööda ja siis on nagu täitsa pekkis, uus arvuti osta, siis sa tellid seda kuskil ja siis see ei tulnud õigeks, nagu öeldi, et mingi paari nädala asjaga tuleb ja siis sa nagu küsid üle, et nüüd on juba mingi kuu aega möödas, kus mu arvuti on. Me unustasime tellimuse edastada. Nii kohutav. Ma ei kujuta kaua see lõpuks aega läks, igatahes läks nagu räigelt veel aega, et ma sain see kätte. Siis on see, et ma ostsin vaata esimest korda Maci ja mõtlesin davai, nüüd ma hakkan monteerima seal Final Cutis. Ma polnud kunagi varem monteerinud, seega nagu tõmban selle, hakkan monteerima, guugeldan how to cut video, sest ma ei osanud isegi lõigata klippi. Mul läks mingi 2 tundi selle peale. Siis ma olin nagu, mulle aita, mul on nii kaupees. Ma tahtsin nautida seda video monteerimist, aga see oli piin, et guugeldada igat pisi asja, siis ma ei nagu mida iganes ja mul oli kiirelt vaja, ma ostsin Adobe Premiere, mida ma olen kasutanud, ostsin aastaks välja. Kiirelt materjalid sinna, monteerisin mingi nädal aega järjest
ja siis sain selle asja üles, aga õnneks bränd jäi mega rahule selle videoga, kõik oli nagu lõpuks korras, aga see nagu ajaliselt läks nii palju üle sellest, kui oli nagu planeeritud. Ja ma nii mäletan, et kui see tuli nii palju hiljem välja, sest kõik olid mingi okei, Victoria. Aga vähemalt see lõpp-produkt oli hea ja see, et sul ikkagi jääb see positiivne meelestatus seoses sellega, see on ülitore. See oli lihtsalt, see oli nagu omaette kogemus, aga minu arust see oli ikka üliäge ja kuna mulle lõpp-produkt ja endale nii väga meeldib, siis ma olen rahul. Väga tore. Plus mulle endale nagu bränd ka üleüldiselt meeldib see nagu sõnum ja kõik minust see on nii positiivne ja see on suht ainuke suhkrujaak, mida ma nagu tarbin nagu regulaarselt, mitte nüüd nagu igapäevaselt, aga just kui ma soojal maal käin, siis see on see, mida ma aeg-ajalt võtan ja see on nii nauditav. Seda on väga tore kuulda. Ma arvan, et mul kõige nii-öelda parem ja tasuvam, need langevad enam-vähem kokku, aga on Sportland olnud. Mul oli, jälle, eks ole, aga see ongi kõige esimene, kõige nii-öelda, esimeseni siis kõige parem. Ja aga arvan, nagu ma lihtsalt selgitan inimestele, et see ei olnud esimene koostöö, vaid sa Sportlandiga hiljem ka teinud ja sa räägid mõnest hilisemast. Ei, selles mõttes lihtsalt ma ei mõelnudki selle peale. See on üks hilisem, ma võin öelda ka, see oli äkki see oli eelmine, ma isegi mäleta eelmine sügis, 2017 sügis, kui neil oli, ei 2017, mitte 2018, neil oli nagu, oligi see mingi sügise kampaania, koolikotid ja minule isiklikult hästi meeldivad kaadritagused asjad. Mul nagu, mina pigem olen palju brändikanalis, teen nagu photoshoot'e nende jaoks ja siis teen endale sellest kaadritaguste vlogi. Mul täpselt sama. Sest minule meeldib, nagu ma mäletan, ma tegin esimest korda kogu seda kontseptsiooni ja ma jäin nii rahule. Esiteks, see oli see, et ma läksin sinna kohale nagu vaata, neil oli korraldatud, see mul ei olnud seda, et okei, kuidas ma nüüd filmin on ju, vaid ongi, sul on see photoshoot, sul on see põhiasi käib ja sina teed lihtsalt kaadritagusid ja ongi reeglina nagu tuleb keegi kaasa või tollel hetkel ei olnud kedagi kaasas, aga nagu muidu nagu keegi vaata aitab sul seda vlogi panna ja siis seda mul meeldib kõige rohkem monteerida ja see on kuidagi nii nagu lemmik mul. Seda on vaatajana ka minust jube huvitav, ma tahan näha kõiki need detaile. Täpselt. Ja ongi see, et reeglina siis vaata nagu hind tõuseb ka sellepärast, et nad maksavad selle vlogi eest, postituste eest ja siis selle eest, et sa nende kanalis oled. Nii et sellepärast see on kõige tasuvam ja sama. Kõige lemmik makstakse kõige rohkem. Ja ma mäletan, et see koostöö, see lihtsalt, ta üldiselt läks nii hästi. See oli naljakas lugu, ma sain sellest reaalselt nagu eelmine õhtu või 2 õhtut enne teada. Mäletan, Brait helistas mulle, hei, kuule, selline lugu on, kas sa sooviksid tulla, et kõik on muidu okei, aga see toimub alla ülehomme. Aga miks see nii kiirelt tuli, kas keegi ütles ära? Ma ei mäleta, kas keegi ütles ära või nad otsustasid viimasel hetkel ühe nagu sisule veel kaasata või kuidas see oli, aga seal ei olnud mingit pikka eeljuttu, kohe ülehomme lähed, pluss ma sellel hetkel elasin Pärnus vaata suvel, nii et ma pidin veel Tallinnasse sõitma ja selles mõttes ta käis ruttu, et ma läksin hommikul sinna, ma tegin kogu selle photoshooti, see oli väga tore, väga äge kogemus ja siis ma sõitsin tagasi Pärnusse, et ta nagu käis ruttu, aga tegelikult nagu sotsiaalmeediast oli pikaajalisem koostöö ja ma sain sealt, eriti kui on veel fotosessioon, sa saad armsad pildid ka veel sealt ja see oli lihtsalt, see oli ideaalne, seal olid nagu toredad inimesed, sain nende kõigiga läbi, mul ei olnud nagu, ikka veidika on see stress, kuna see tuli nii nagu eksprompt, siis ei saanud keegi muga kaasa tulla, aga isegi siis, kui ma läksin üksinda, mis minu jaoks muidu oleks väga hirmus, ma olin nii rahulik ja nii tore seal olla. Ma lihtsalt istusin seal, mul tegi see äge sinine pats pähe, läksin sealt kohe edasi pärast Valgranna festile selle patsiga ja ma sain sellest hea vlogi, sellel vlogi läks hästi, see oli kõik ideaalne ja nagu sellest ajast saadik ma kõige rohkem eelistan seda tüüpi koostöid, nagu kus ongi, oletame, sellel brändil on enda kampaania, kus nad tahavad, et mina osaleksin, mis nagu viibki mind, kuna need plakatid olid ka näiteks seal mingi Viru keskuse ääre peal on ja nagu ta viib mind nii-öelda nagu suuremale nagu meediapinnale. Täpselt, aga samal ajal sellest tuleb nagu mulle ka sisu, mida ma ise naudin. Ja. Et see on minu nagu parim ja kõige tasuvam kogemus, ma arvan. Väga lahe, eks ole. Ma mainiksin nüüd, et nende koostöödega on perioodid. Et neid ei jookse niimoodi kogu aeg igast uksest sisse, et ei tea, mida võtta. Oleks see küll tore, kui jookseks. Pigem ongi just, ma arvan, et siuke kevad-suvi, võib-olla sügis algus ka on see poolaasta on kõige kiirem, sest et siis just tullakse uute asjadega välja, eriti suve jaoks, sügi jaoks ja siis see ülejäänud pool, see sügise lõpust kuni kevad algus, talv, see on täielik mõõn, mitte midagi ei toimu reaalselt, siis võiks lihtsalt pooleks aastaks kuhugi soojale maale reisil ära minna, et siin pole midagi teha. Tavaliselt ongi see, et nagu kui me alustame sügisest, eks, sügisel juba suve lõpus hakkavad tulema need tagasi koolikampaaniad ja need koolikampaaniad
suvekampaaniad, see on see, kus tavaliselt tuleb kõige rohkem neid suuri koostöid, sest on need suured brändid, kes alustavadki enda sügise kampaaniaid. Ja tavaliselt mul alati läheb sügis kõige kiiremaks, ma alati mõtlen, et nüüd hakkab sügis, kool ja siis paraku tulevad igast projektid, sul on kool ja siis on veel mingisugused üritused, mis kõik vaata sügisel tulevad ja siis ongi, sügise algus on kiire ja siis üks hetk vajub kõik ära, siis võib-olla veab ja tuleb mõni jõulukampaania sinna vahele, aga tavaliselt jõulud on ka, aga ma ei ütleks, et see on nii suur asi. Jõulud on ainult üks kuu ja seal tavaliselt ongi sul nagu ala mingi üks asi võib-olla. Ja kui veab, eks ole. Ja siis, kui need jõulud saavad läbi, siis hakkab täielik nagu vaikus lihtsalt. Siis võid 3 kuud seal oma koopas istuda. Ja ongi uus aasta, siis nagu reeglina, kõik nagu pigem nagu toibuvad ja mõtlevad, planeerivad. Kõik on raha otsas. Ja ongi. Aga õnneks siis tuleb peale seda see kevadine aeg, kus vaikselt hakkavad tulema mingid nagu väiksed, vaata, see on tihti üritusi ka vaata rohkem, et ongi nagu kevad ja värki. Ja kui kevadest liigub suve poole, siis tulevad jälle suvekampaaniad peale. Siis tulistatakse. Meil on omad tooted kõik, kas on suve jook spetsiaalselt. Suveks uue maitseline jook, uued keitsid, uus mis iganes. Ja tihti peale suve peale tuleb neid pakkumisi ka, et tahad nagu läbi suve teha nii-öelda, ongi mingi, ma ei tea, juunist august. Ai, see on jube tore. See on nii oivaline. Ja siis läheb edasi jälle sügisesse ja see on tore. Meil on praegu ikka tõsine tööhooaeg. Täiega, ongi reaalselt. Ei, on küll, mul ka sinne mitmed projektid korraga. Ja kuskil sügisel. Raad liiguvad. Eks ole. Aga viimane punkt, mida me tahaksime veel katta, mis me arutasime, on läbipaistvus ja autentsus. Just äsja hiljuti käisin mina rääkimas konverentsil, online konverentsil ja #kõrboos. Mul oli see oli nii äge kogemus, kui ma korraks hüppan nagu kõrvale teemast. Ma sain seal koos Anu Saagimiga ühes paneelis rääkida ja me rääkisimegi ma lihtsalt mainin, et mina pidin seal paneelis olema, aga ma olin reisil ära, siis olid ma asendus. Ma ei olnud asendus, siis mõtlesin, et ma olin, ma ei tahalda, ma olin teine variant. See oli nalja, aga sa said väga hästi hakkama. Ei, ja, ma usun, et sain. Minu jaoks oli, ma pigem ma ei ole näinud ega kuulnud, aga ma lihtsalt Ma olen sulle rääkinud. Ja nagu mulle tundus, et sul läks ja veel kiideti ka sosinemist seega, nagu ma täiega kohta sulle. Nagu kogemusena see oli tore. Ma arvasin, et sa ei julge minna. Ma mäletan, sa ütlesid, et Maria niikuinii julge midagi, ma mäletan seda. Ja mul oli alguses hirmki, siis ma mäletan, et ma hakkasin ütlema ei, siis sina ütlesid seda, et sa ei julge või midagi sükest, siis ma olin mingi, miks? Ma näitan! Ma lähen, sest alguses see oli hästi portreeritud nagu väitlusena, aga sellepärast ma kartsin. Sellepärast ma olingi nagu mingi Maria küll ei julge minna. Aga siis... Mitte halva, aga lihtsalt sa ise räägid, et see tekitab selleks stressi sulle. Õnneks ta ei olnud lõpuks ikkagi nagu nii väitlus pigem, et me nagu kordamööda rääkisime, peaaegu nagu podcast, eks ole. Ja see oli nii vinge, see autentsus oli just see teema, mida ma seal rääkisin ja kajastasin ja enne seda nagu paar õhtut mul oli mu isaga mingi pikk arutelu, nagu ta on nagu mu isiklik mentor, ma kõik teemad arutan temaga läbi ja ta aitab mul nagu elu mõista. Ja siis ma mäletan, et me lahkasime seda teemat ja nagu läksime selle autentsuse nagu südamikuni, mida see tegelikult tähendab, nagu raske on tegelikult. Me võiks teha terve eraldi episood. Meie esimene episood oli autentsusest. Ja, ma mõtlesin, et jube tuttavalt kõlab. Aga ma räägin, et see on nagu, me ei pea teda nii suurelt katma täna, sest ilmselt teil juba on see episood, aga see on nagu täiesti eraldi teema. Aga kui räägida koostöödest ja autentsusest, siis ma arvan, et nagu mul on alati see üks lugu, mida ma alati räägin, võtan hästi lühidalt kokku. Minu kõige esimene koostöö pakkumine, mis tuli, oli Coca-Colalt. Väga huvitav, eks ole. Ja minul isiklikult ongi see, et nagu gaasilisi, suhkrujooke gaasilisi, ma ei tea, mingi ala Sprite, Fanta, Coca-Cola, sellised vaata. Ma pole lihtsalt kunagi tarbinud. Nagu ma olen võib-olla vahest harva joon mingit limonaadi ja nagu energiavett, nagu energiaveet on nagu teine teema, aga nii-öelda neid suhkrurooke, neid ma ei tarbi. Ja kujutate, et mina, mingi 13-aastane Maria, näpud püsti teen oma YouTube'i videoid, järsku tuleb Coca-Cola, ütleb, et me maksame sulle, teeme koostöö. See on ausalt ütles üllatav, et nad olidki nõus nagu päris tasutatud koostöö tegema ja et nendega tundus, muidugi ma ei tea, aga tundus suht lihtne, et nad olidki mingi hea davai, teeme. Ja ma ütlesin ära enda esimese suure koostöö pakkumise Coca-Colaga lihtsalt sellepärast, et ma ei joo seda. Ja ma arvan, et ma mõtlen tagasi, ma olen nii uhke enda mineviku mina üle, et ma nagu ütlesin seda, et mul juba sellel hetkel oli see, et Maria, sa ei tarbi seda. Nagu võib-olla su vaated ei saaks sellest aru, kõik su sõbrad saavad sellest aru, kõik teavad, et sa ei joo Coca-Colat, nagu lõpeta ära see asi, on ju. Ja ma olen nii uhke selle peale tagasi mõeldes ja see on alati see näide sellest, et nagu ükskõik kui ahvatlev see pakkumine ka ei oleks, kõikidele, kes nagu sotsiaalmeediaga võib-olla tegelevad, alustavad,
sisuload, mis iganes, see on nii oluline, et see bränd, kellega sa nagu koostööd teed, oleks sulle nagu orgaaniline ja autentne ja nii-öelda sobituks su eluga. Ja ma arvan, et see on nagu väga oluline küsimus väga paljudele sisuloojatele praeguses nagu ajas, eriti kui neid pakkumisi tuleb väga palju brändid on nüüd järsku nagu ärkamas ja aktiivsed ja sisuloed on ka väga palju ja nii-öelda sellest vaataja või tarbija seisukohast sul käib väga palju postitusi, kogu aeg on mingid loosid, kampaaniad, blablabla, ja siis ongi kõige olulisem see, et sina suudaksid enda brändi hoida nagu eksklusiivsena ja väga-väga valida nagu kellega sa koostööd teed või noh, ma räägin nagu kuidas mina valin ja kuidas mina üritan. Aga kas sa ei ole siis teinud koostööd mitte ühegi brändiga, keda sa nagu 100% ei poolda? Ma tahtsin just sinna jõuda, et see on, nagu ma ütlesin, see autentsus ja kõik see pole lihtne siia. Ma ei väida, et ma olen nagu kogu enda selle YouTube aja jooksul, et iga bränd on 100% olen ise juba aastaid kasutanud. Näiteks eriti minu meelest jookide ja söökidega ongi see, et võib-olla ma ei ole neid proovinud kunagi ja siis ma nii-öelda proovin ja see on väga hea ja siis nagu tavaliselt... Ega isegi mitte pikalt, vaid näiteks see, et sa teed koostööd, saad näiteks, oletame, et saad seda, ma ei tea, ma ei mäleta kõiki brändi, millest teinud oled, aga võib-olla... Mul on üks näide rääkida küll, mida ma arvan, et sa seda äkki... Okei, räägi siis. Et nagu mul on üks näide, millest ma õppisin ka ja see oli kosmeetikabränd, mis nagu, neil oligi uus toode, eks ole. See on loll tagasi vaata, see on loll, et ma ei võtnud seda aega, et ma katsetan teie toodet, sellepärast, et selle brändi kõik muud tooted sobivad mulle. Ma kasutan palju nende muid nagu erinevaid tooteid, aga lihtsalt neil oli nagu üks konkreetne asi ja neil oli kogu kampaania selle ühe toote ümber nagu keerles. Ja nagu see polnud see, et see toode oleks kuidagi mingi ära tapnud või see polnud midagi nii ekstreemset. Lihtsalt ma kasutasin teda nagu, kui see kampaania juba läbi oli pikaajalisemalt ja siis mu kosmeetik nagu küsib järjest, millised tooted ma kasutan ja ütleb, et kuna see on mingi selle põhjaline, siis ma pean selle täiesti ära kattima. Ja siis ongi see, et see, kus ma oleks teadnud seda ja nüüd ma saan aru, et ma olin loll, ma oleks pidanud võtma nagu selle pufferaja, et ma nagu katsetan ja nüüd ma mõtlen, et sellest saadik ma otsustasin, et kosmeetikabrändidega mina koostööd ei tee, sellepärast, et esiteks, kuna mul on nii nagu tundlik nahk, mul on sellega nii palju probleeme, siis ongi see, et mul on need tooted, mis on, aga need võivad iga kell muutuda. Mina ei saa öelda, et see on kõige parem, sest see nii oleneb inimesest ja see on nagu lihtsalt näide, et minu jaoks kosmeetikabrändidega nagu vähemalt hetkel ma olen otsustanud, et ma nagu ei tee koostööd, sellepärast, et see on minu jaoks lihtsalt liiga keeruline. Ma peaksin reaalselt mingi pool aastat enne katsetama, et üldse kellelegi öelda, et jaa, see on hea või jaa, see töötas minul. Et see on lihtsalt nagu näide sellest, et pärast mõtlen tagasi, et oli see nüüd autentne Maria. Tollel hetkel ta just kui oli, aga pärast oli ikka jube halb tunne endal. Mul ei ole kosmeetika, mul on olnud 2 joogitootega on see, et ma muidu tarbin neid jooke ja see nagu mulle maitseb ja sellepärast ma olen olnud nõus, aga ma olen pidanud promoma just siis, kui neil tulid uued maitsed välja, 2 erinevat brändi ja ma ei olnud saanud neid enne maitsta. Ma olin nagu, mulle bränd meeldib, summa sobib, kontseptsioon on kõik fine, kõik läheb hästi ja siis hakkad videot filmima või mingit asja seal konkreetselt tegema, siis pead seda maitsema ja mul on 2 korral alles olnud nii, et ma ei tarbiks seda, ma ei ostaks seda, ma ei jooks seda, mul ei maitse. Ma olen olnud niimoodi shoot'il, et ma pildi jaoks joon sisse ja sülitan põõsas, sest ma ei kannatanud seda. Oh my god. Ma tunneta nüüd minu süümepiinu nagu. See on päris karm. Ja see ongi see, et sulle see ma ei saa enam ära, muud maitsed on kõik jumala head, ma ei tahaks seda maitset konkreetselt lihtsalt promoda. Võib-olla minu jaoks, mul tuleb ka, just praegu on käimas ka nagu joogiga koostöö, eks ole, nagu joogibrändiga ja see ongi see, et minu ideaal olekski see, et see bränd usaldaks mind nii palju, et ta lasebki mul öelda, et näete, ma ei tea, neil on 6 maitset, mulle maitsevad need 3, ülejäänud 3 mulle ei maitse. Ma tahaks, et brändid saadaksid oma tooted asjad enne mulle testimiseks, tutvumiseks ja siis ma saan ülitihti, ma nagu palun, saadke, nagu ei ole aega. Ma läksin poodi ostsin. Seda ma vihkan, kui ma pean ise seda asja minema ostma, täiesti error, mis mõttes? Ma käisin ja ostsin ja maitsen, aga nagu siis see mulle maitse, siis ma olin mingi tavai läheb, aga minu meelest see võiks olla osa sellest rutiinist, sellest nagu koostöö rutiinist, et kõigepealt saadetakse toode, näe maitse, kuidas meeldib ja siis, kui nagu see läheb edasi, siis on juba nagu suurem koostöö.
aga ma vaatan kella, et me oleme päris kaua jutustanud. Ma kartsin, et see võib juhtuda. Hakkame neid otsi kokku tõmbama ja lihtsalt mainin inimestele, et kell on 12:30 õhtul hetkel. See on päris working late. Ja me tavaliselt lõpetamegi sellisel kellal. See on nagu täiesti tavaline. Mul on nii palju respekti rohkem nagu teie vastu. Austust. Ja austust, sest nagu te ütlesid, et sul on tavaliselt 2 episoodi selleks hetkeks tehtud. Ma oleks nagu mentaalselt surnud. Ma kujutan ette, mul hakkaks jutt täiega kokku jooks. Ma juba praegu tunnen, kuidas ma kordan ennast, kuidas mul lausid jäävad poolikuks, ma panen nagu nii palju keskenduma, et ma suudaks nagu võimalikult hästi enda mõtted edasi anda. Ja te teete selleks 2 episoodi väga... Viimasel ajal me oleme teinud, me oleme pidanud pidevalt ette salvestuma, kuna ma siin pidevalt reisin mööda maailma ringi. Ma arvan, et Artur on väga tüdinenud sellest analüüselt. Kujutan ette. Aga kas sul on mõni viimane mõte, mida sa tahaksid inimestele veel edasi anda, mis sa arvad, et on kõige olulisem nende koostööde juures? Ma arvan, et võib-olla mul on veel 2 lühikest mõtet. Esiteks sellele vaatajale või nii-öelda tarbijale soovitan alati nagu kriitilise pilguga vaadata, nagu seda ükskõik koostööd, kas on, ma ei tea, lemmik YouTuber või keegi suvakas, kui sa nagu vaatad kellega ole mingid koostööpostit või nii, ma soovitan seda kriitilise pilguga vaadata ja ma usun, et paljud nagu inimesed on selles mõttes juba alateadlikud, nad tegelikult saavad aru, mis on siiras koostöö, mis ei ole, aga ma arvan, et eriti peale seda episoodi ja seda kaadritaguseid nagu kuuldes võib-olla on veel huvitavam ja saate veel teadlikuma pilguga neid postitusi vaadata. Ja kõikidele, nagu, kes sotsiaalmeedias tegutsevad, ükskõik kas sa alustad või sa oled juba mõnda aega teinud ja sul ongi üldse nagu probleemi, kuidas nagu brändidega suhelda. Ma loodan, et see episood aitas. Äkki see kuidagi julgustas, et küsi oma hinda, ära solgi turgu, eks ole, et nagu meie kõigile makstaks, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et ma loodan, et see nagu julgustas neid, kellel seda tarvis oli parasjagu. Väga ilusad mõtted. Ma arvan, see on suurepärane koht, kus lõpetada. Kindlasti suur aitäh Mariale, et sa olid nõus selle pika õhtupooliku siin veetma ja enda vabast ajast olid nõus siia tulema ja enda mõtteid jagama. Ja teemavalik oli ka minu arust ülihea. Ma ei oleks ise selle peale tulnud ja ma olen täiega rahul. Suur aitäh sulle, et sa meid kutsusid siia. Ma olen mingi Kirsi Chilli biggest fänn, sattus nüüd siia podcasti. Seda on täiega tore kuulda. Ja kindlasti jälgige meid igal pool nendes podcasti platvormidel, iTunesis, Spotify's, YouTube'is saate meid subscribe'ida, likeida, kommenteerige ja ärge unustage kindlasti ka Instagramis @KirsiChilli meid followda, sest et ma näen seal väga palju vaeva, ma haldan seda Instagrami. Wow. Seega näete kaarditaguseid pilte ja saate ise ka kaasa rääkida tulevast episoodide osas. Seega see on praeguseks kõik ja näeme juba järgmisel esmaspäeval kell 7, kus Artur ootab teid oma enda külalisega. Ausalt öeldes mina ka ei tea veel, kes see on. Ma ootan täiega, kelle ta küll ta võtab enda. Seega, tšauki! Tšau!